Tere, hea vaataja, hea kuulaja. Ma sooviksin alustada küsimusega. Mis me oleme ilma armastuseta? Või kes me oleme ilma armastuseta? Võiks lausa küsida, et kas see on selline kulunud fraas. Üks Rootsi vanasõna ütleb, et elu ilma armastuseta on nagu aasta ilma suveta. Noh, meie siin suve või aastat ilma suveta ette ei kujutakski. On ka teisi sarnaseid ütlemisi. Elu ilma armastuseta on nagu ihu ilma hingeta, nagu teritamata pliiats, nagu puu ilma viljata. Niisiis, milline on elu ilma armastuseta? Mis te arvate, kas sellest armastuse teemast räägitakse äkki liiga palju? Kas me räägime sellest liiga palju? Kas maailmas räägitakse armastusest liiga palju? Kas armastust on üldse liiga palju? Kas sa tunned, et sind armastatakse piisavalt? Kui seda nüüd niimoodi esitada, siis võib-olla ei olegi armastust liiga palju, sest me kõik igatseksime, et meid rohkem armastatakse. Ja sellepärast võib-olla peaksimegi rääkima täna sellest, kes me oleksime ilma armastuseta. Morris Schwartz, kes töötas Braindale'i ülikoolis sotsioloogia professorina, on öelnud, et ilma armastuseta me oleme linnud murtud tiibadega. Morri sai tuntuks raamatu kaudu, kus avaldati paljud tema mõtted. See raamat kandis pealkirja Teisipäevad Morriga, mille kirjutas tema endine õpilane Mitch Albom, kes oma õpetajaga ühendust võttis ning temaga mitmeid teisipäevi ühiselt koos veetis. Ja nendest teisipäevadest, nendest jutuajamistest saigi kokku kirjutatud raamat, mis 1997. aastal esmakordselt ka ilmus. Morri põdes tegelikult samal ajal surmavat haigust. Ja sellest sõltumata käsitlevad tema jutuajamised Mitchiga vägagi elulisi ja tulevikku vaatavaid lootusrikkaid teemasid nagu aktsepteerimine, suhtlemine, armastus, väärtused, avatus, õnn. Ja nõuanne, mida Schwartz ohtralt jagas, on järgmine. Armastage üksteist või hukkuge. Armastage üksteist või hukkuge. Milline dilemma, võiks öelda, milline valik. Aga nii see tegelikult ongi. Armastusel on kirjeldamatu ja tihti väljendamatu jõud meid kõiki elus hoida, mitte lihtsalt elus hoidmise mõttes, vaid elu andvas mõttes. Meid elus edasi kanda, lasta meil lennata, piltlikult öeldes. Luuka evangeeliumis 5. peatükis salmides 17-26 on kirjas üks paljudest imelistest Jeesuse tervendamislugudest. See lugu algab järgnevate sõnadega. Ja ühel päeval, kui. See oli üks nendest tavalistest päevadest, üks paljude seast, teiste seast, mitte millegi poolest eriline päev, aga siiski üks päev, kus juhtus midagi erilist. Selle päeva kohta on öeldud, et issanda vägi oli Jeesuse peal haigete terveks tegemiseks. Ja ennäe, sel hommikul võtsid mõned mehed nõuks ühe halvatu Jeesuse juurde tuua, et see ta terveks teeks. Me ei tea tänase päevani, kes see halvatu oli. Me ei tea tema identiteedist midagi, kuid me teame, et tal oli järelikult piisavalt palju sõpru, et võeti vaevaks ta Jeesuse juurde viia. Kuna rahvast oli lausa murdu ning Jeesuse juurde oli halvatuga võimatu pääseda, otsustasid teda kandnud sõbrad, mehed, teha midagi täiesti tavatut. Nad toimetasid halvatu kuidagi maja katusele ja kui nad lõpuks hingeldades, ja ma kujutan ette, väsinuna katusele jõudsid, ütleb piibel, lasid nad halvatu läbi lae otse Jeesuse jalge ette.
ma ei kujuta ette, mida nad pidid selleks täpselt tegema, aga lugu räägib meile sellest, et ülevalt lasti see inimene Jeesuse jalge ette. Piibel ütleb, et kui Jeesus nende usku nägi, ja see on see koht, kus ma ütleksin, et kui Jeesus nende armastust nägi, sest armastus ja usk on omavahel niivõrd seotud. Kui Jeesus nende usku nägi, ütles ta, inimene, sinu patud on sulle andeks antud. Kuid veelgi enam ta ütles mehele, tõuse üles ja kõnni. Niisiis, alustuseks me võime küsida, miks Jeesus selle mehe terveks tegi? Miks? Mis oli selle teo motiiv? Kas võis olla seal mingit moodi või mingisugune kasu? Kas Jeesus soovis rikkaks saada? Oli tal vaja kuidagi demonstreerida oma väge? Kas Jeesuselt oodati või nõuti sellist imetegu? Kas sellest olenes midagi? Kui nüüd päris aus olla, siis ainus, kes sellest tervendamisteost päriselt võitis, oli see halvatu ise. Õigupoolest endine halvatu. Järelikult, mis kannustas Jeesus tegema seda, mida ta ikkagi tegi? Mina ei näe selle taga midagi muud kui ainult üks tõeline armastuse tegu. See ei olnud seotud tõega, see polnud seotud millegi saavutamisega, see oli lihtsalt seotud armastusega. See oli tegu, mille ainus motiiv oli armastus ja kaastunne selle inimese vastu, kes kannatas. Üldse võime küsida, mida tegi Jeesus seal selles majas sellel päeval? Miks ta seal oli? Me võime öelda, et ainus tõeline motiiv seal olla oli ka armastus nende inimeste vastu. Võime küsida, mis ajendas neid mehi tooma halvatu Jeesuse juurde, mis ajendas neid sedavõrd pingutama ning vaeva nägema, et nad viisid halvatu katusele ja lasksid selle sealt koos kanderaamiga keset tuba alla Jeesuse jalge ette. Piibel kirjutab, et Jeesus pani imeks nende usku, ka nende meeste usku, kes ei pidanud paljuks halvatu pärast nii palju vaeva nägema. Jeesuse poolt on see huvitav reageering anda seepeale andeks mehe patud. Võime jällegi küsida, miks? Sest Jeesus nägi nende meeste armastust. Ma usun, see oli see põhjus. Armastus on vajalik südamehoiak, et me võiksime andestada ja saada andestatud. Armastus sundis neid mehi tegutsema ning selliselt vaeva nägema, et see halvatu Jeesuse ette tuua. Armastus, ükskõik kui veider see võib tunduda, hoidis ka selle halvatu elus. Tundub, et tal oli millegi nimel elada, aga tema uskus, pidi uskuma, et ta sellise teekonna lasi ette võtta. Ja armastuses tegi Jeesus selle mehe terveks. Niisiis, sellel tavalisel päeval selles majas ei teinud keegi midagi, vähemasti mulle tundub ja vähemasti selle põhjal, mis meil kirjas on, mingisuguse isikliku kasu nimel. Välja arvatud ehk see halvatu ise, kes pidi ka uskuma, et võimatu on võimalik. Niisiis, armastus on see, mis lõpuks muudab võimatu võimalikuks. Ja armastuses selle mehe vastu tegi Jeesus terveks inimese, kes võib-olla oli varasemalt juba lootuse kaotanud. Ei ole ühtegi teist suuremat või erilisemat motiivi millegi tegemiseks. Kui Jeesus oli halvatule tema usu pärast patud andeks andnud, torisesid nüüd variserid ning kukkusid arutama. Kes see õige on, kes räägib Jumalat teotades? Kes muu saab patte andeks anda, kui ainult Jumal üksi? Ja Jeesuse vastus räägib jällegi armastuse sügavast olemusest. Ta ütles, kumb on kergem öelda? Sinu patud on sulle andeks antud
või öelda, tõuse püsti ja kõnni. Teiste sõnadega, samal ajal kui variserid nurisesid õiguse aspektide üle ning arutlesid, kellel on milline õigus midagi teha, kas Jeesusel on õigus midagi sellist öelda, näitas Jeesus, et palju olulisem on seal taga olev meelsus ehk see põhjus, mida me teeme või mille kasuks me otsustame lõpuks teha. Palju olulisem on teha armastuse tegu. Ja need mõlemad tegelikult, nii andestus kui ka tõuse püsti ja kõnni ehk terveks tegemine, olid mõlemad ju erakordsed armastuse teod. Jeesus näitas tol hetkel seda, et ta mitte ainult ei rääkinud tõest ja armastusest, vaid ta elas tões ja elas armastuses. Vahel on nii, et ka inimesed meie ümber seavad kahtluse alla selle, et kas see, mida meie teeme või keegi teine teeb, on ikka üks õige armastuse tegu või kas see on tehtud õigel viisil. Seatakse kahtluse alla meie armastuse väljenduse, nägemata ja mõistmata meie tegevuse motiive või motiivi. Ma julgeksin siin kokku võtta, et armastus on meie ja kõikide ajastute suurim tõde. Ja kui me seda ei näe, siis me oleme millestki väga olulisest ilma jäänud. Kõik teised tõed kahvatuvad selle kõrval. Mida me sööme või joome, kahvatub selle kõrval. Kes me oleme, millist ametit peame, kahvatub selle kõrval. Meie staatus, meie saavutused kahvatuvad selle kõrval. Piiblis järgneb loole halvatust lugu Tölner Leevist, kelle Jeesus kutsus ennast järgima. Jeesus ütles Leevile, järgne mulle, ja Piibel kirjutab, et Leevi tõusis, jättis kõik maha ja järgnes Jeesusele. Lihtsalt niisama? Ma arvan, et mitte. Mis võis olla selle mehe Jeesusele järgnemise motiiv? Ta nägi, ma usun, Jeesuses midagi sellist, mis oli väärt rohkem kui see varandus, mille otsas ta istus. Ka meil kõigil seisab igapäevaselt ees sama valik. Me võime taga ajada tõde, me võime taga ajada edukust, kuulsust, tarkust, paremat elu, kuid me peame alati otsustama, kas see, mida me taotleme ja tahame saada, on tegelikult väärt seda, on selle ohvriks toomist väärt, mille poole me püüdleme. Kas see on seda väärt, et me minetame oma südame, mis ma usun, on loodud rohkemaks kui enesele kasu taotlemiseks, mis on loodud tegelikult armastama. Ma arvan, et ilma asjata ei räägi meile Piibel nii palju armastusest. Nagu näiteks ebajumalatele ohverdatud liha kohta te ütlete esimeses kirjas Korintlastele 8:1-3. Me teame, et meil kõigil on tunnetus. Tunnetus teeb suureliseks, aga armastus ehitab. Kui kellelegi tundub, et ta on midagi tunnetanud, siis ta pole veel tunnetanud, kuidas peab tunnetama. Aga kui keegi armastab Jumalat, selle on Jumal ära tundnud. Veel kord esimesest kirjast Korintlastele 8:1-3. Ja sama sõna siin, tunnetus, millest siin korduvalt räägitakse, seda võib tõlkida ka kui tarkust. Ehk kui kellelegi tundub, et ta on milleski tark, siis ta pole veel nii-öelda kogu tarkust ära tundnud. Nii nagu tarkust peaks ära tundma, me võime seda teksti ka selliselt tõlkida. Aga kui keegi armastab Jumalat, selle on Jumal ära tundnud. Nii et selles salmis siin võrreldakse armastust ja tarkust, millest armastus on suurem. Või Paulus, kes kirjutab kirjas Galaatlastele 5:6, sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk,
mis on tegev armastuse läbi. Või näiteks Galaatlastele 5:21-22 samas peatükis natukene hiljem, aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus, millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Või kolosslastele 3:14-15, aga üle kõige selle olgu armastus, see on täiuslik side. Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna ja olge tänulikud. Nendes salmides on juba nii palju öeldud, et saaks pikemalt iga selle salmi erineva osa üle arutleda. Niisiis, armastus on ainus motiveeriv jõud, ainus põhjus, miks Jumal saatis oma poja meid ka lunastama. Kui seda armastust nüüd ei oleks, kas me üldse kujutaksime ette, kuidas asjad siin maailmas oleksid toiminud või toimuks ka praegu? Jätkuvalt, armastus on ainus põhjus, miks ka meil on põhjus siin maailmas elada. Ilma armastuseta me oleme tõesti nagu linnud murtud tiibadega, linnud, kes on loodud lendama, aga see kõige olulisem on puudu. Me ei saa lennata. Ilma armastuseta on meie elu nagu aasta ilma suveta, midagi, mida me Eestis kuidagi ette ei kujutagi ja ilma suveta ilmselt koliksime siit kõik varsti ära. Ja olla kristlane ilma armastuseta on tegelikult orjus. Ma arvan, et ka, ma mitte ei arva, vaid olen veendunud, et kristlus ilma armastuseta tegelikult ei olegi kristlus. Ja sellepärast ma kutsun sind üles mõtisklema selle üle, kui tähtis on armastus ja selle väljendus ja selle praktiline osa ka sinu enda elus. Kui paljus on sinu otsused ja sinu teod mõjutatud ja inspireeritud armastusest. Ja ma kutsun sind üles rohkem mõtlema selle peale, kuidas sinu elus, meie kõigi elus võiks armastus suuremat osa ja rolli täita. Et me suudaksime rohkem armastust jagada, sellest saada inspireeritud, sellest saada kantud ja see võiks olla osa meie elust. Tahan lihtsalt öelda, et armastust ei saa olla liiga palju. Me ei saa sellest liiga palju rääkida, eriti praegusel ajal, kus tundub, et kõike muud on palju rohkemat, mis meile meelehärmi ja kurbust südamesse toob. Seega, armastust, ma arvan, on pidevalt liiga vähe. Ja meie võimalus ja eesõigus on seda kristlastena nälgivale maailmale juurde anda, nii nagu Jeesus Kristus seda tegi väga praktiliselt, väga igapäevaselt, kõigile inimestele, kes tema ümber olid, just seal nende keskel viibides siis, kui inimestel seda kõige rohkem vaja oli. Ma palun, et ka meil jätkuks sedasama armastust ja kui meil on vahel tunne, et see hakkab otsa saama, siis Jumala sõna ja Jeesuse Kristuse elu on need, mis saavad meid selles inspireerida ja meid kinnitada taas, ka olla ise andjad neile, kes seda kõige rohkem vajavad. Aamen.